No nii, kallid, nüüd siis meie praeguses etapis, kus te olete jõudnud kõik sellesse faasi, et valmistute edasi jõudnud tasemeni edasi astuma ja õppima, on teie ülesandeks siis antud moodustada sellised lihtsad õppegrupid või sellised vestlusgrupid, mille peamine sõnum on muutumises alustagem endast. jah, just, et kui te meenutate nüüd seda aega, kui te siia kooli astusite, sinna on ju terve sajand tagasi, jah, et 10 aastal 2012 sina astusid 2014 ja sina 2012. jah, et noh, mõelge, sinna on ikkagi päris palju aega tagasi ja kuna selles katsetöö protsessis oli tegevusi hästi palju, intensiivselt, siis kui tagasi mõelda, siis sinna mahub ikka väga-väga palju, eks ole. Ja kui nüüd täna mõelda seda, et edasi jõudnud tasemel liikuv õppur peaks suutma tagasi vaadata sellesse aega, kui te alustasite, ehk teisiti öelda, nagu mõtlen selle teise inimese nahka, siis kas tuleb kuidagi mingisugune selline meenutus kohe mõttesse praegu sellel samal hetkel, et mis oli siis teisiti kui praegu või kuidas sa mõtlesid siis, kui sa alustasid, teadmata mitte midagi, kuhu sa astud, sest see, mis praegu on, seda polnud veel olemas, eks ole. Te võite võtta siit endale teadvuse tõstmise atribuute ka, kes soovib. Siin on veel pihku. Nii, kas keegi soovib oma mõtet avaldada? Aasta siis oli, ütleme, 2012. Teistmoodi võrreldes nendele, kes praegu on siis. Ärme mõtleme teistest, alustame endast, jah. Et mõelda, et mis oli siis teistmoodi, kui sa praegu mõtled ennast. Ja võrdled ennast selle aastate taguse ajaga. Ravilehel raviterapeut Maria hakkasime suhtlema. Hästi sügavad kirjad olid teie poolt vastu, et see juba pani mind lugema või kuulama, sest keegi nii ei kirjutagi üldse, nagu inimesi mõeldes. Et ma siis kohe ei saanud aru, et kestavad energia oli nii tugev. Ja siis, kui ma mingil ajal sain aru, siis ma mõtlesin, et noh, teavitame kõigile, et siis küll kõik tulevad, et noh, homme, umbes nagu, et noh, homme on kõik kohal ja kõik teavad, et ema Maarja tõuseb üles või midagi taolist. Et see käib ju nagu küllaltki kiiresti, kui kõik teavad. Aga mitte midagi juhtunud, kui see info õpetasite jagama seda, et ema Maarja on Maarjamaal, et tegelikult mitte midagi juhtunud ja siis selgus tasapisi, millest ma kohe aru ei saanud, et ise peab eeskujuks kasvama. Sellest ma sain nagu paari aasta pärast päevas aru või isegi hiljem. Ja, no väga tore. Aga nüüd, kui see käis läbi see mõte, et ülestõusmine, kas sa siis aru said, milles see ülestõusmine seisneb või kuidas see käib? Olin lugenud lihtsalt, et ülestõusmine teadvuses, et noh, et mingi kujutus, et aga täpselt kuhu või kuidas absoluutselt ei saanud aru. Et kuidas see käib, see teadvuse tõstmine või selline. Ma arvan, et ma ei mõelnudki sellest selliselt. Just. Et kuidas see käib. Sest tegelikult sa jõudsid praegu päris õige mõtteni, et ega kui puututakse kokku teistsuguse tekstiga või teistsuguse mõttelaadiga, siis sa esialgu võtad selle lihtsalt vastu. See, et kas sa jõuad sellesse nagu süvitsi või millal sa jõuad, see tuleb hiljem. Et sa esialgu sellele ei hakka mõtlema, et sa mõtlema hakkad juba siis, kui see on sulle omane. Ja midagi hakkab toimuma, eks see. See on ikkagi protsess, jah. Nii, kas kellegi tuleb veel meelde, et kuidas see algus oli? Et kui Magdalena ütleb, et ta tundis, et oli suur energia, aga ikkagi liikus edasi.
noh, muidugi see edasiliikumine oli kommentaar, et see. Tegu sellele järgnenud, see oli lihtsalt, et. Pikad tekstid ei olnud ja niimoodi tegelikult alustataksegi. Juno, sinul on midagi meeles? Ma arvan, et selles mõttes üsna sarnane, et ikka vaimustus oli suur. Et sellest energiast just nagu, sellest infost. Et muidugi kohe alguses ei saanud ju täpselt aru, mida ja kuidas, aga kuidagi nagu enda sees või hinges oli see äratundmine, et mis see on ja et see hinge ülestõus on vajalik. Et see äratundmine oli kindlasti ja siis muidugi see ka, et on inglikooli loomine nagu selline, teeme ettevõtte. Seda ma mäletan nagu küll, et see tundus nii huvitav, et selline asi nagu on võimalik, et see oli jah. Ei, aga kuidas selle vaimustusega tänaseks päevaks? Et kas tundub, et on võimalik, kas teeme veebruaris ära või tee? Et 15 aastat hiljem või 13 aastat hiljem. Eks ühel hetkel ikka. Aga on toimunud kainenemine. Ja. Sellepärast, et paljusid asju ju veel ei teadnud, et kuidas see protsess käib ja mis selleks kõik enne vajalik on. Ega praegu, kui siin nagu Maria mõtleb ennastki, siis tegelikult kui mulle oleks kohe öeldud, et ma pean a la 25 aastat selleks müntama ja ennast panustama. Küllaltki raske üks sõna vist öelda olnud, aga selles ongi see iva, et ega see on nagu inimeste kasvamisega, et kui inimene on alles väike laps, eks ju, et ta ju ei tea, mis kõik ees ootab, ta saab kohe suureks kasvada ja ka täiskasvanu, kes on elu kogenud, siis tema mõtleb, et laps, sa ei tea veel, mida sa kõike pead kogema, eks ju. Ja nii, aga Arjel, kuidas sinuga oli? On meeles midagi sellest ajast, kui tulid? No ikka on, et minul on nüüd 10 aastat möödas sellest liitumisest. Läks ära. Ja esialgu oli ka minul niisugune põnevus ja huvi ja kõiksugu, väga tõmbas. Ja siis ma olin tegelikult teiste kõrval nagu selline vaatleja staatuses. Eks ma siis sain kogemusi ja järjest rohkem teadlikumaks. Aga tegelikult ega see mõte niimoodi järgi kohe ei jõudnud. Et ikka oli vaja arendada, infot otsida, leida ja muidugi anti ju väga palju seda infot juurde. Ja need ravikirjad ja kõik, aga see oli kõik nii uudne. Et oli raske aga küll väga palju. Kas praegu on kergem? Ei ole. Tegelikult on veel raskemaks läinud. Et see õppeprotsess on ikka liikunud järjest keerulisemaks ja raskemaks. Ja sellega tuleb siis aga tahe on ikkagi olnud niivõrd suur, et ei ole ka nagu loobumist, et ei ole loobunud. Et ikkagi on edasi mindud ja siis ma arvan, et see on ikkagi enda sees see kõik. Et sa tead, et milleks oled sa peab valmistuma. Et selline tunne on. See tunne on väga õige ja see tunne on nüüd teie sageduses, kus teil on juba ka need tsiviilnimed vahetunud, et olete oma vanast minast eemaldunud ja olete oma puhastumisega nii kaugele jõudnud, et intuitsioon on see, mis peaks teid edasi kandma. Muidugi, eks siingi on veel selle vaimse labyrinti teekonna omapärasid, eks ole, ja mõnikord võib-olla tahaks küsida, et Jumal, miks sa oled mu maha jätnud, aga Jumal naeratab ja ütleb, et ma olen siin samas, aga ma tahan, et sinust ka saab keegi, et kõike ei saa ette öelda ja kõike ei saa ka silmapilk saavutada. Nii et see ongi selline arengutunnus, et sa pead pingutama ja siis inimesele tundub, et kõik on kole raske, aga kui me nüüd tagantjärgi mõtleme need hetked, kus olid rasked, see oli võib-olla loomisprotsessi algus, kus veel ei teadnud täpselt, kuidas seda tööd teha, nii nagu praegu näiteks teie õppegruppides või nendes uutes vestlusgruppides
et kus kõik on alles algus, tahaks kiiremini edasi jõuda, aga teised inimesed ei ole ju nupule vajutamisega käivituvad. Et ka nemad ju alles vaatavad ja mõtlevad võib-olla kaasa ja ootavad, et mida teil neile siis pakkuda on, jah. Et kui me räägime galaktika inimese mudelist või galaktilise inimese suhtlemiskoolist, et mis see siis teistsugune on, aga see teistsugune võib olla selline, et sellel ei oska algul nagu nimegi panna, et mis see siis teistmoodi on. Samamoodi patsid peas ja naeratav suu, et mis see nii teistmoodi on, nii nagu teistel inimestel, aga see on see miski, mille poolest hakkavad need teistest eristuma, kes on endaga puhastustööd teinud ja teatud määral on rohkem valgustunud. Me ei väida ju mitte kuskil seda, et ainult siin koolis käib see ja mitte kuskil mujal, vaid selle kooli eesmärk on siis alustada selle teadushariduse jagamisega teadvustatult, organiseeritult ja taevaste juhtimisel, nii nagu see eesootev ajastu meilt eeldab, sest jõuda kõrgemale tasemele saab ainult kõrgteaduse juhtimisel. Maise juhtimisega seda ei saavuta, sest see on seesama ühisteaduse tase, kus me kõik oleme inimestena seotud. Aga kõrgteadus teab seda. Nüüd, kui sellest galaktika inimese mudelist veel rääkida, et mis on siis see, mis võib-olla kõige rohkem inimest, ütleme nagu selle tuleviku inimest ja praeguse aja inimest eristab, et kui me räägime galaktilisest suhtlemisstiilist, et kuhuni me peaksime siis jõudma, et meist saab rääkida juba kui galaktika inimese sellisest väikesest mudelist. Me enne vaatasime oma strateegiadokumenti just läbi, seal oli ka ju meile välja toodud, et mis on need alapunktid, mis on hästi olulised, et me üldse edasi liiguksime ja me usaldaksime seda kõrgemat teadvust. Aga mis need olid siis? Armastusega suhtlemine, mida me oleme harjutanud. Me hakkasime kõige esimesena harjutama. Just, et see armastusega suhtlemine, aga mida see siis inimeses tegelikult avaldab või vallandab see armastusega suhtlemine? Avab südame. Ja mis loomuse ta esile toob? Hooldaja loomuse. Just, sest tegelikult kõik hinged on niimoodi loodud, et temas on olemas see hooldaja loomuse keel nii-öelda. Ja inimkond tegelikult ongi planeedile toodud selleks, et nad hooldaksid seda planeeti. Sinna kuuluvad siis kõik ja me ise ka, eks ju. Aga see hooldaja loomuse olemasolu on kuidagi unarusse jäänud. Et selles ajastus, kus inimesed praegu on üks ülesanne ka areneda indiviidina ehk isiksusena. Ja nüüd paraku juhtub see nii, et kui inimene hakkab ennast isiksusena üles ehitama, siis ta peab oma tahet rakendama, kui see tahe rakendub nüüd ego tasandil selle materiaalsuse poole või kuulsuse ja edukuse poole, mis läheb üle teiste, eks ju, siis tegelikult seal unustatakse ära see oma jumalik päritolu ja hakkab see madal mõtlemine ja võitlemine ja vaat seal võitjaid ju ei ole, siis toimub lammutamine. Nii et väga tähtis on jah, et see südamega mõtlemine ja südamega suhtlemine, aga muidugi teine asi on see, et kui me elame ühiskonnas, kus on ka seda vastupidist mõtlemist ja vastupidist tegutsemist, et siis kui me kohtume selle pimedusega või selle sõjaka loomusega, siis peab olema meist seda oskust, et me suudame sellest toime tulla, et valgusest ei sõidetaks nii-öelda teerulliga üle, eks ole, et siin võib olla ka sellist nagu arusaamatust, et et ka siis nüüd inglid on ego ülestõusu saanud, jah. Et see enda ees seismine ja tõe ees seismine, see on omaette oskus ja see nõuab kindlameelsust
ja tegelikult see nõuab ka seda, et su sees on see tunne, et ma pean niimoodi tegutsema. aga samas kindlasti ka see, et pimeduse suhtes peab mõistev olema, et nad ei tea veel, kuidas saab teisiti. et siis selle vastu ei saa minna võitlusega, vaid tarkusega. ja vot seda tarkust peab koguma. kesktee. ja kuldne kesktee. seda siis leida. ja just. et see kuldne kesktee on alati, see eeldab jah, sellist suhtlemistreeningut. aga nüüd, et me ei läheks nagu liiga sügavale selles vestluses, on ikkagi tähtis see, et inimesed üldse usaldaksid üksteist, julgeksid rääkida omavahel ja tegelikult räägiksid sellest, mida nad tegelikult mõtlevad. nii et selleks jah, tuleb siis uksi avada ja võib-olla sobivaid teemasid leida. nii et edu teile selles kõiges. rõõmsaid vestlusi ja südamete avamisi.